Tere, kallis kuulaja! Mina olen Inger Keskpaik, üks Speakly keeleõppeprogrammi loojatest. Tänane podcast on oma järjekorras 3. ning minu vestluskaaslaseks on Tatjana Lõõbina, Eestis elav marilanna, kes on etnoloog ning Eesti Rahva Muuseumi teadur. Me räägime temaga mari keelest ning sellest, mida keeleoskus maailmapildile juurde annab ja kuidas mitme keele oskamine järgmiste õppimisele kaasa aitab või hoopis takistuseks on. Aga kõigepealt Frankie Animal ja nende lugu Night Lights. Sa oled marilane, aga elad juba mõnda aega Eestis. Töötad siin Eesti Rahva Muuseumis ja enne seda õppisid ülikoolis. Räägiks suga täna hoopis keeltest. Räägiks suga väikestest keeltest ja suurematest keeltest. Mis sinu emakeel on? No, kui ma olen marilane, siis minu emakeel on marikeel. Aga see ongi soome-ugri keele puuosa ühes okses, siis volga rahvaste keele tüüvis on see marikeel. Ja teises selle keelepuu tüüvis on ka eesti keel, mis on siis Läänemere soomlaste keel. Aga tegelikult marikeel ja eesti keel on üsna erinevad, et neil on erinev tähestik. Marikeel kasutab kirillitsat ja ka rääkimise poolest, kui mina kuuleksin sind rääkimas, siis ega ma väga palju aru ei saaks. Et nii palju, kui ma ise marikeelt olen kunagi õppinud, ma mäletan veel, et salam liže on, eks ju, tere. Võib-olla sa ütleksid meile praegu ühe lause näiteks marikeeles. Porliže, mein nimem Tanja. Ma ütlen täna, et on jõudnud kudure. Ma ütlesin, et ma tervitan teid, tere ja mina olen Tanja ja räägin praegu teiega eesti keelt. Aga võib-olla me võtaksime midagi lihtsamat ja vaataksime lihtsalt mõned sõnad. Ja näiteks arvud. Arvud on, ma arvan, asi, millega ka eestsed hakkama saaksid marikeele õppimisel. Ja, kui me loeme näiteks 10, see oleks marikeeles ik, kok, kum, nal, vich, kut, šem, kandaš, indeš, lu. Lu on 10 ja lu sõna tähendab sama lu, mis on eesti keeles, sama lu. Ja see šem, kandaš, see on 7 ja 8 ja seal on need tähed nagu š ja s. Ja mida ma tean marikeelest võrreldes eesti keele ja teiste soome-ugri keeltega on see, et tavaliselt need vanad sõnad, mis on säilinud nende soome-ugri keeltes, mida tavaliselt kasutatakse praegu ka, need on sarnased ainult lingvistidele või inimestele, kes oskavad palju keelt või nad õpivad seda keelt, need on nagu keeleuurijad. See on sellepärast, et need vanad sõnad kuidagi muutuvad ka aja jooksul ja nende muutumise protsess toimub ka mingi reeglite järgi. Näiteks marikeeles on selline üks reegel, et paljud s-tähed, mis on soome-ugri keeltes, s-tähed, need on hääled tegelikult, on marikeeles muutunud š-häälde. Sellepärast näiteks, kui me ütleme, et ma lähen Tartusse, marikeeles see tuleb, et Tartuško, et see on ško. Ja kus ma elan? Ma olen Tartus, ma olen praegu koolis, ma olen škoolisto või Tartus ja nii edasi. Ja sellepärastki 7 on šem ja 8 on kandaše ja kui ma ütlen, et mokš, see tähendab maksa ja ma ütlen teile, et süda on, eesti keeles süda, marikeeles on šüm ja silm on šintša. Ja keeleteadlased, kes uurivad need keeled, vanad keeled, uued, vanad sõnad, nad saavad aru, see on see sama vana sõna, mis on ka
sama ungari keeles, sama eesti keeles, soome keeles, isuri keeles ja nii edasi. Aga on lihtsamad sõnad ka nagu lumi, lumes, nagu lumi sajab, nagu lumi lumeb. ja mari keeles on lumi lumeb ja vihma vihmab võib-olla. Et jüres on vihma vihmab, siis sajab. Ja jool on jalg, kid on käsi ja no sellised kehaosad, mis on tavaliselt alati inimesega koos, kui ta läheb ja ümbruskond muutub ja teised sõnad ja objektid, mis on tema juures, need on erinevad ja ilm on erinev ja taimed on erinevad, aga tema kehaosa on alati kaasas. Sa ise oled pärit Volga jõe äärest. Räägi sellest, kus sa pärit oled, mis keskkond see on? Volga jõgi on kõige suurem Euroopa jõgi, aga see on siis Venemaal, Euroopa piirkonnas, Euroopa Venemaal. Kui ütelda, kus on see Uralimägi, see on tegelikult Uralimäe mäest laane pool ja see on nagu ikkagi mitte Urali taga. Ja Volga jõe ääres on ajalooliselt elanud väga palju erinevad rahvad ja need ei ole lihtsalt erinevad rahvad, aga erinevate keelkonnadest või kuidas ütelda, keelegruppidest. Ja minu küla asub sellis kohas tõesti nagu Volga rannal. Mina elan Mariel Vabariigis ja minu aknast saab näha Volga jõgi ja Volga jõe teise pool on Tšuvašia Vabariik ja siis ma saan seda natukene näha ka. Ja näiteks uue aasta pühadel, kui lastakse ilutulistikes, siis me saame näha, et seal pidutsevad ka. Ja siis see on siis lõuna poole meil Tšuvašia ja lääne poole meil on Tatarstan Vabariik, siis ma elan sellise piirkonnas, kus on nagu 3 vabariigi piirkonda. Ja siis Tšuvašias elavad tšuvašlased ja Tatarstanis elavad tatarlased, see on Kazan kõige kuulsam vist nagu meie teiste linnadega võrreldes, mis on meie piirkonnas. Ja 3. suurem linn vist Venemaal, Kazan. Ja no vot, tatarlased ja tšuvašlased, need on siis türgi keelkonnast. Kas sa ise oskad tatari või tšuvaši keelt? Muidugi mari keeles on sellised sõnad, mis on tulnud türgi keelest või tatari keelest, aga ma ei saa aru, ma ei ole seda õppinud, sest et mul ei olnud selline seltskond nagu tatari keelt. Ma oskasin lapsepõlvest kuidagi automaatselt võib-olla mari keelt ja vene keelt, kui tegelikult kõigi inimestega ma alati rääkisin mari keelt. Ma ei mäleta, et ma õpiks kunagi seda nagu rääkimist vene keeles. Ma arvan, et see tuli kuidagi teleri kaudu, kui tegelikult televisiooni nii palju ei vaadanud. Aga minu vanavanemad, nad käisid väga palju Tšuvašiasse midagi ostmas, midagi müümas kohalikud turgudel ja sellepärast nad oskasid väga hästi tšuvaši keelt ja siis nende omavahel suhtlemine siis toimus, tšuvašid oskasid ka mari keelt ja siis nad rääkisid nende keeles. Aga vene keeles siis sa said selgeks juba enne kooli isegi nii, et sa ei märganud seda ja koolis juba oskasid vene keelt? Ja, kui ma käisin koolis 1. klassil, meil olid juba mitu koolivenda, kes räägisid meiega ainult vene keeles. See oli sellepärast, et nende vanemad tegelikult olid meie kohalikud inimesed, aga nad käisid kuskil teiste piirkondades Venemaal töötamas ja käisid lapsedega koos ja kui nad tulid tagasi, nende lapsed rääkisid ainult vene keelt ja kuidagi me lihtsalt rääkisime nendega omavahel, üldse kasutasime vene keelt koolis. No see oli algkoolis. Kui keskkoolis me olime teise külas, seal olid kõik inimesed rohkem nagu määrikeelsed ja rääkisime nendega tavalist puhkepäevadel või üldse koolis vene keelt, mari keelt. Aga vene keel oli siis õpikute keel ja mingi kontrolltööd või mingi, kui sa annad mingi vastus füüsika teemal või hiimia või vene keele tunnis, siis sa kasutad ka vene keelt. Muidugi ka oli inglise keel 5. klassist kooli lõpuni, aga vist ei olnud sellise motivatsiooni, et seda inglise keelt õppida ja kui internet ei kasuta külas eriti, ma arvan, et suurtes linnas juba oli 2000. aastate alguses juba internet, aga meil külas ei olnud ja ei olnudki võimalus või
ei õppinudki seda inglise keelt väga hästi selgeks. Aga kuidas sa üldse sattusid Eestisse? No Eesti oli kolmas selline võrras või välisriik, kuhu ma tulin üldse. Sest et esimene oli Soome. Kui ma õppisin mari ja inglise keelt ülikoolis, siis meil olid ka natukene soome-ugri keeletunnid, kui ma tegelikult seda soome keelt eriti ei õppinud ja ei tundnud üldse. Aga ma käisin Soomes juba paar korda võib-olla enne seda, kui ma läksin Ungari, siis see oli siis teine välismaa. Ja Ungarisse ma käisin 2 nädalaks ungari keelt, kultuuri õppida. Ja 2 nädala jooksul, kui ma elasin Ungaris ja kõik teised selle kursuse kaaslased olid ka huvitatud ungari keeles ja kultuuris ja meil oli väga hea õpetaja ja me olime selles ungari looduses, keelekeskkonnas. Ma mäletan, et ma 2 nädala jooksul sain selgeks sellised laused õppida, et ma oskaksin rääkida, kes ma olen, kus ma tulen, millega ma tegelen, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi ja palun andke mulle süüa või midagi sellist. Aga no pärast seda muidugi ma võtsin kõik materjalid kaasa ja mõtlesin, Venemaal hakkan edasi õppima ja muidugi lihtsalt panin seda kuhugi kaugele kappi. Ja viimati, kui ma käisin kodus Venemaal, ma leidsin seda vihiku ja materjali ja siis ma tõin tagasi. Sellepärast, et Eestis mul on sõbrad, ungarikeelsed sõbrad, kellega ma tegeleme Soome-ugri filmifestivaliga näiteks. Ja siis ma tean mõned eestlased, kes oskavad ungari keelt ja ma mõtlesin, et on väike selline seltskond, kellega saaks kunagi seda harjutada või lihtsalt ütelda midagi, mingi küsimust ütelda neile, et oleks mingi üllatus või mingi, ma ei tea, mingi hea emotsioon või midagi. Ja siis peale Ungarit sa tulidki Eestisse? Ja, ma tulin Eestisse peale Ungarit ja peale seda, kui ma lõpetasin ülikooli Jõhkaralas ja ma mõtlesin, et ma hakkan edasi õppima ka filoloogiat, aga ma kuidagi sattusin etnoloogia osakonda. Aga mitte päris kuidagi. See võib-olla oligi parem. No ei olnud vist ka valik, aga see oli lihtsalt nagu mingi loomuline protsess. Sellepärast, et kui ma õppisin marikeelt Jõhkaralas, marifiloloogiat, siis minu diplomatöö teema oli keelte semantika ja mina võrdlesin inglisekeelse ja marikeelse idioomad. Ja selle kaudu ma hakkasin mõtlema sellest, et kuidas inimesed räägivad ja missugused sõnad nad kasutavad ja millega nad võrdlevad ümbruskonna objekti oma idioomades. Näiteks minu teemas oli idioomid, kus on taime osa olemas või mingi taim olemas. Ja mina võrdlesin seda näiteks, et kui vene keeles kaskpuu on alati ilus, seda võrreldakse ilusa tütrikuga, naisega, oma koduga. Inglise keeles, marikeeles on ka alati kõikide lauletustes, idioomades, lauludes kask väga ilus, väga hea, puhas ja see on alati kodumaa ja nii edasi. Aga inglise idioomides see birch tree ja nii edasi, see on väga negatiivne alati. See tähendab seda mitte puu, aga ma ei tea, kus. Nagu võllapuu siis. Ja nii edasi, erinevad sellised asjad ja siis ja minu sõbrannal oli ka sama, aga sarnane teema, lihtsalt tal olid lomadega koos seotud idioomid. Ja näiteks kui marikeeles ööküll, see tähendab, et sa oled loll, kui sind võrreldakse öökülliga. Inglise keeles see on väga hea, sa oled liiga tark ja kõik need sümbolid öökülliga seotud. Ja siis ma mõtlesin, inimesed võrdlevad seda ja siis kasutavad sõnades ja oma laustes ja üldse sõnades nagu seda, mida nad nende oma ümber näevad. Ja mõned taimed ei ole näiteks Venemaal või Marimaal ja mõned taimed on Inglismaal või ei ole. Ja siis nagu see keel ka sõltub sellest, mida sa näed. Ja sellest ma läksin edasi filosoofias ja siis mul oli vaja kuidagi aru saada, kuidas marilased mitte ainult räägisid, aga ka mõtlesid ja see maailmapilt ja maailmavaade. Ja sellest ma tulingi etnoloogiasse sisse. Ja siis praegu kultuuriantropoloogia
aga see on väga oluline ka keele mõistes, ma arvan. Ja kui et see keelte õppimine ja keelte teadmine, tundmine, see annab nii palju, nagu võib-olla saaks öelda ka niimoodi, et kui sul on üks keel, siis sul on üks maailmavaate või üks maailm üldse peas. Aga kui sul on kaks keelt, siis sul on võimalus vaadata kas ühest maailmast või teisest maailmast, et nagu see annab nii palju. Ja kui sul on kolm ja kui eriti kui need on näiteks kolmest keelkonnast, ma arvan, et see on selline, Eesti on selline koht, kus saaks, eesti keel on soome-ugri keelepuu ja siin on üks loogika, kui sa oskad eesti keelt, siis sa saad kõik need soome-ugri keeled, loogikad kuidagi aru saada. Näiteks minu mari keele oskus annab nii palju eesti keele õppimisel. Ja, aga tegelikult ma tean ka, et ma teen palju vigu, mida venelased näiteks ei tee. Ja siis, kui estlased räägivad minuga, siis nad ei saa aru. Ma olen Venemaalt, aga ma teen mingi väga imelikud veod. Tavaliselt venelased seda ei tee. Võib-olla ma olen soomlane, sest mul on mingi soome moodi tehtud mingi ebaloogilised veod. Ja mõnikord ma saan ka hääldada seda mitte nagu vene haldus eesti keeles, aga saan lihtsalt mõtelda ja siis rääkida nagu see oleks mari keeles ja siis see haldus ka tuleb kuidagi natuke soome moodi võib-olla. Ja siis vene keel on ka väga lähedal siin, saab õppida seda. See on ka nagu slaavi keelkond. Siis õppida inglise keel ja see on ka seotud saksa ja teiste keeltega, mis annab juurde, kui sa nagu tead seda ühte osa ja see annab palju. Teine asi, kui sa oskad eesti keelt, siis sa õpid soome keelt väga kiiresti võib-olla, aga kolmas keel pärast seda tuleb mingi isuri keel või ungari keel võib-olla lihtsam, aga inglise keel ka juba väga erinev loogika. Aga siin on vene, eesti ja inglise keel, mille loogika on väga erinev, aga seda on võimalik lapsepõlvest kuidagi õppida, kui sul on selline ümbruskond või seltskond. Ja kui sa juba oled huvitatud selle keele õppimises, siis sa saad ükskõik mida valida. Ja näiteks kui ma natukene proovisin õppida hiina keelt ja seal oli need numbrid 11-20, 19-10. Ja seal on erinev loogika, sa tead. Ja, et ütleme, kui eesti keeles 11, 1 ja 10, nagu 12, 13, nagu vene keeles ka 11, 12. Ja siis ma võrdlesin, et hiina keeles oli vastupidi, siis ma vaatasin, inglise keeles on niimoodi, ei sobi. Eesti keeles on niimoodi, ei sobi. Vene keeles ei sobi. Mari keeles sobib. Mari keeles me ütleme ka 10 ja 1, 10 ja 2, 10 ja 3, 10 ja 4. Ja kui me nagu õppisime seda numbrit ja siis mul oli vaja midagi numbrides rääkida, siis ma panin seda loogika, praegu ma pean mõtlema mari keeles ja siis panema seda järgi. Nii et kui sul on mitu keelt, siis sul on nagu ka mitmest kohast valida neid erinevaid loogikaid, mida siis uue keele õppimisel rakendada, võib nii öelda, eks ju? Jaa, alati nii. Aga kuidas sa üldse õppisid eesti keelt? Kuidas oli sinu eesti keele õppimise kogemus? Tulid Eestisse ja juba oskasid midagi või üldse ei osanud? Ei, üldse ei osanud. Ja ma teadsin, et soome keel ja eesti keel on väga lähedad. Ja kui ma olen natukene soome keelt õppinud enne seda ülikoolis ja minu teadus soome keeles oli see, et kui ma läksin näiteks seal mingi tudengite konverentsil osalema Helsingis, siis ma oskasin küsida, kus on õige tee ja ütelda, et tere ja vabandust ja nägimist ja aitäh. Ja kui ma tulin Eestisse, ma hakkasin elama rahvusvahelise ühiselamus, siis seal ei olnud eestlased. Kui need olid, kus keegi ei teadnud, et need on eestlased ja kus nad elavad, lihtsalt kõik rääkisid inglise keelt või hiina keelt, india keelt ja vene keelt. Ja mina elasin sellise vene keele seltskonnas ja käisin õppima eesti keelt. Aga vist ma ei käinud veel eesti keelt õppima, sest et ma tulin 2 nädala enne septembrit ja meil olid mingi kursused välismaa tudengitele ja kõik oli inglise keeles. Aga ma käisin poedel ja ostsin midagi ja siis alati ütlesin aitäh, aga ma ütlesin alati kiitos.
sest ma olin kindel, mul ei olnud mingi kahtlus, et okei, kõik saavad aru, et mina olen nagu natukene juba oskan eesti keelt. Nagu see on ka kiitos. Aga kuidagi ei pannud tähelepanu, et keegi teist seda sõna ei kasuta. Ja kui ma läksin septembris esimese tunnile, siis ma sain aru, et tegelikult kiitos ei tähendagi aitäh. Eesti keeles on mingi eraldi sõna aitäh. Ja aitäh oli lihtsam, aga tänan on kuidagi halduseks, oli tundub natukene raskeks. Aga pärast ma kasutasin mõlemad. Ja kuid hakkasime ka õppima seda eesti keele grammatikat, mulle tundub, ma tean vist, et eesti keele grammatika on palju lihtsam kui soome keele grammatika. Need kanded ja nii edasi. Aga kui ma ülikoolis natukene olen õppinud seda grammatikat, tegelikult ma rääkida ei oskanudki, et ma alati, õpetaja alati tahaks, et me kirjutaksime midagi, need sõnad, need kandeid ja oli vaja seda õppima. Ja kui me eesti keeles kirjutasime, siis mul alati olid sellised soome keeleveod. Ja minu eesti keele õpetajad ja minu gruppi vennad kõik olid kindel, et mina oskan soome keelt. Tegelikult ma üldse ei osanud. Aga kas, kui sa õppisid eesti keelt, kas sul olid siis juba eesti sõbrad või kuidas sa harjutasid eesti keelt? Ja, sellega oli raskus, sest et ma elasin siis, kui ma ütlesin rahvusvahelise ühiselamus. Kuid ma kirjutasin, nagu panin märku, kui ma pidin mingi taotlust kirjutama sinna enne õppima tulemist, siis ma panin märku, et ma tahan elada estlasega. See oligi see eesmärk, ma tulen, siis ma kohe saan rääkida eesti keelt või Muidugi ma ei olnud nii naiivne juba, kui ma tulin Eestisse ja mul oli natukene selline väike või natukene suurem kogemus keelde õppimisega, kui näiteks mina mäletan, kui 5. klassil ma nägin, et september ja siis esimene nädal ja siis meil tuleb inglise keel. See on minu unistus. Siis kõik räägivad inglise keel, siis ma lähen neljapäeval, õpin seda inglise keele tundi ja siis ma tulen koju ja siis ma juba saan aru kõike. Kuidas tegelikult oligi mari keelega ja vene keelega, ma ei ole kuidagi seda õppinud kunagi. Ja siis ma olin kindel, et üks tund ja kõik on normaalne ja ma saan kõik nende laudest ja siis ma kohe hakkan luuletusi kirjutama inglise keeles, sellepärast, et lapsepõlves ma mõtlesin, vene keeles ja mari keeles on nii raske need rihme ja nii edasi, need luuletusi kirjutama. Parem mingi võõras keeles, võib-olla inglise keeles, ja siis me alati minu õega enne kooli lausime mingi võõrades keeldes laulud meie vanaisale. Et see oli liiga lihtne, väga lihtne. Ja sellepärast mul oligi see unistus, et ma lähen üks tund õpin inglise keelt ja siis kohe hakkan mingi laulud kirjutama inglise keeles. Aga mul oli väga, suur üllatus ja ei olnud hea tuju pärast. Kui ma esimese tunni jooksul, ma sain aru, et me õppisime 3 tähte ja mingi värvi nimed. Ja siis ma tulin koju ja siis ma teadsin, ma tean inglise 3 tähte inglise keelest ja siis mingi, kuidas punane on ja kuidas kollane on. Ja mingi luuletuse kirjutada ei saa. Aga kui Eestis ma mõtlesin, mul on eesmärk, et inglise keelt harjutada ja eesti keelt harjutada. Inglise keelega ei olnud probleemi, aga eesti keelega oli natukene. Alguses, kui ma õppisin juba kursuse kaaslastega ja eesti keele õpetajaga eesti keelt. Ma mõtlesin, poes mitte midagi ei ole vaja rääkida. Kõik on automaatselt. Lihtsalt ütled aitäh ja kõik. Ja siis ma läksin turul, seal saab suhtele. Ja siis ma vaatasin seal, küpsused, missugused küpsused. Kuidas see küpsus eesti keeles on? Mitu grammi ma tahan? Ja siis ma läksin müüa juurde ja küsisin seda küpsused. Siis ma unustasin, kuidas selle nimi oli. Ja siis ma läksin, vaatasin, tulin tagasi. Ja ma sain vastus nagu, чего вы портите эстонский язык, говорите по-русски. Okei, siin on eesti keel, hästi, vene keel. Igatahes, turul ei olnud ka võimalik kasutada eesti keelt. Tudengitega koos olid ka nagu võõramaalased, kes kasutasid inglise keelt.
ja estlased, kes kasutasid ka inglise keelt või minu sõbrannad, kes oskasid vene keelt ja siis rääkisid kohe. Ja siis ma tundsin, kui sa ei oska eesti keelt, siis ei ole probleem. Kui sa oled noor, siis sa saad kasutada inglise keelt, kõik pööravad juba vahetavad keelt inglise keeleks. Kui need on vanem kui sina, siis nad kasutavad vene keelt, et sinuga suhtlema, et kui inglise keel ei lähe. Aga õnneks mul on etnoloogia osakond, kus on ka folkloristika osakond, kus on päris palju välistudengeid, aga etnoloogia osakonnas folkloristidega koos tegelikult olid erinevad üritused, erinevad koosolekud, konverentsid ja tudengid tegelisid ka sellise tööga, et said kokku ja siis ma kuidagi natukene sain juba aru ja siis ma hakkasin nende üritustel osalema Facebooki kaudu, ma juba lugesin, mis seal toimub ja kuidas see ja kus see on. Ja siis ma lihtsalt läksin seal ja istusin võib-olla alguses. Kui ma hakkasin rääkima, siis kõik juba rääkisid minuga inglise keeles ja parim oli lihtsalt mitte rääkida, aga lihtsalt kuulata. Sellepärast, et kui mingi üks inglisekeelne või venekeelne inimene, siis kõik kohe hakkavad rääkima inglise keelt, et kõik saaksid aru ja kõikidel oleks huvitav. Mina natukene rääkisin eesti keelt ja siis enam ei rääkinud, lihtsalt kuulsin ja pärast mitu nädalat võib-olla, mitu üritust võib-olla ma juba olin natukene kiire oma sõnades või lauste ehitamisest, sest et tegelikult ma saan aru, et see on väga igav, kui inimene tuleb ja siis ta saab ütelda, et tema nimi on niimoodi ja ta on nii vana ja siis ta on pärit sealt ja siis ta õpib selle osakonnas ja kõik. Ja ei ole väga huvitav oodata mingi paar minutit, kui ta mäletab esimene sõna ja siis teine sõna ja kõik 10 inimesed, kes on tema juures, seisavad ja ootavad. See on loogiline. Aga lõpuks ikkagi ju õnnestus sulle eesti keele selgeks saada. Ja kuidagi ma leidsin sellise seltskonda, kus kasutatakse eesti keele. Aga anna lõpetuseks paar sellist nippi, kuidas õppida võõrkeeli, et sa oled ise päris mitut õppinud ja õpetanud ka, et mida peaks silmas pidama võõrkeelt õppides, et üks, mis siin kõlama jäi, oli siis motivatsioon, mis on väga oluline, aga mis on veel oluline? Motivatsioon, mingi huvi, mingi soov ja võimalused, mida see annab. Kui me mõnikord mõtleme, et see on väike keel ja see ei anna mingi võimalus, tegelikult see annab nii palju. Saab leida midagi huvitavat. Muidugi inglise keel on selline väga mingi töö või kommerts, et ilma seda ei saa elada või hiina keel on ka praegu samamoodi. Aga motivatsioon ja võib-olla kellele lihtsalt meeldib mingi maa, kus tal meeldib reisida või kedagi uue keelega seob see, et talle meeldib mingi muusikat või meloodiat või näiteks itaaliakeelse laulud kuulata. Võib-olla mitte ainult kuulata, aga ka laulda. Aga päris tihti on see, et sa oled kuskil mingi ühes kohas käinud ja sa oled seda keelt kuulnud ja siis sulle see meeldib ja sa tahad seda maa edasi uurima või ümbruskonda ja inimest ja selleks annab seda võimalust see keel. Aga aitäh sulle, Tanja, et sa täna tulid ja kohtumiseni. Aitäh.